Tere hommikust, ilusat uut vlogi algust teile. Mul on tulemas täiesti hullumeelne nädal, nii et tulge minuga kaasa. Ühesõnaga, täna on esmaspäev ja mu esmaspäev algab ühe eratunniga. Ja siis mul on vaja tööd teha natuke, trenniks valmistuda, teha mingeid videosi kuskile. Õnneks enam pole vaja ühtegi kava mõelda. Thank God, mul on juba täiesti tühise pea, et mul on vaja nüüd taastusperioodi. Ja siis õhtul on show hip-hop. Teeme viimase trenni sellel hooajal. See ongi minu viimane trenni sellel hooajal üldse. Ja siis meil on tunnika paus peale seda. Ja siis on meil Laura Pritsi proov, millest eelmises vlogis juttu oli. Nii et lähme aga free-flow'sse. Siis ma teen praegu trenni. See on täiesti ulmeline, milline on mu eelmine nädal ja milline on minu selle nädal. Põhimõtteliselt iga päev ma jõuan koju praegu kell 12 öösel. Kell on, ma ütlen teile kohe, kell on 00:54 ja mina alles panin endale toidu mikrokassa. Ma hakkan alles dinnerit sööma. Ma olen juba täiesti läbi, ma tõin lausult, nagu ma täna hommikul ärkasin ja ma olin mingi 7 päeva veel. Nädal aega veel. Need on kõik väga ägedad projektid. Nii lihtsalt nõme on see, et miks need on kõik korraga samal nädalal. Ja nüüd ongi niimoodi, et mulle tuli üks Empire esinemine juurde. Ja nagu ongi see, et ma tahan ju need asju teha ja pluss ma teadsin, et kuna see tuli kolmapäevaks, nagu nii väikse etteteatamisega, kolmapäevaks tuli esinemine, aga jah, proov on homme õhtul tõenäoliselt, võib-olla päeval. Ühesõnaga, ma ei tea. Mul pidi olema homme ainukene päev, kus mul on nagu õhtupoolik selles mõttes vaba, et mul on viimane asi lõpeb 9:30. Ja siis ma saan tulla koju ja tegeleda nagu trenni asjadega, et teha ikka tööd, mitte puhata, no, tegeleda trenni asjadega. Aga võib juhtuda, et mul on homme õhtul proov hoopis selle esinemise jaoks. See proov on kas homme päeval või õhtul, see selgub homme hommikul. Päeval ma ei saa minna, sest et ongi see, et muidu ma üritaks asju nagu ümber sättida, aga kui mul on mingi iluprotseduurid, siis ma ei taha tühistada nii vähe aega ette, sest ma tean, kui pekkis neil on ja nagu nad saaksid ju selle asemel teha mõne kliendi. Ühesõnaga, ja siis ma peaksin ju maksma kinni selle, et ma tühistan, et siis ma tunnen, et see ei ole nagu selles mõttes, siis see lõpuks ei ole väärt seda. Aga mul on mingi aega ja ma ei saa seda öelda nüüd praegu siin vähem kui 24 tundi enne hommikul, et ma ei tule. Nii et sellepärast, muidu ma oleks see, et ei, ma üritan kuidagi leida lahendus, aga nagu need iluasju on natuke keerulisem nagu ümber lükata, kuna ma panen need nii varakult ka paika juba. Ma ütlen teile ausalt, ma olin täna päeval väga pest kõige peale. Ma tundsin, et ma pean ennast täna välja elama, ma elasin ennast välja. Ma saan aru, vaata, et ma olen juba väsinud ja siis ongi see, et ma olen rohkem selline kurjem, sest ma olen väsinud ja ei händeli kuidagi ära. Või händeli, aga lihtsalt ma olen kogu aeg kuri. Aga siis show hip-hopis ma rahunesin maha, mul oli väga hea meel, et oli edukas trenn ja see oli ka mu viimane trenn sel hooajal. Ja siis oligi Laura proov. Nii napilt tegime lõpuks kõik ära, et nagu ikkagi läks kauem, kui ma arvasin. Ja nüüd meil siis 4 päeval on proov, kus ühte tüdrukut ei ole ka. Ja siis peame kuidagi, veits on niisugune kaos. Ma ennem, kui ma hakkasin süüa tegema, ma olin mingi, issand, kui väikese ajaga me peame sellise asja kokku panema, nagu igatpidi ja harjutama ja tegema. Aga diamonds work under pressure. Faktid. Ühesõnaga, ma hakkan nüüd sööma. Muidu ma siin jäänud asja eile veel. Kell 1 öösel hakkan dinnerit sööma. Normal. It's normal. Räägime siis homme. Hästi. Tere hommikust, käes on teisipäev. Jätkame sama crazy lainel edasi. Tänane päev algab mul füsioga. Ma pole mega massaažis käinud. See on päris hea, et see praegu tuli. Sellepärast, et mu keha vajab selleks nädalavahetuseks korralikult preppi. Seega ma lasen tal ennast täiesti läbi mudida niimoodi, et mu keha on valmis vastu võtma kõik selle, mis toimub nädalavahetusel.
ja siis ma lähen Küüntesse ja siis ma lähen Free Flow'sse, mul on seal eratund ja siis õhtul on meil Empire Pro homseks esinemiseks. Sinna kõige vahepeale pean ma tegema tööd, mul on iga projekti jaoks, iga kontserti kava jaoks vaja midagi analüüsida, midagi kirjutada chati, midagi uurida, ehk siis ma pean hakkama nendega tegelema, võtan ükshaaval ette need. Samal pean tööd tegema veel, pean filmima mingeid õppevideosi õpilastele. Tulge lihtsalt minuga kaasa, let's go! Füsios käitud ja see oli ikka nii õige otsus. Mu keha vajas seda nii väga. Ühesõnaga. Mul on tegelikult tunnik aega, aga ma arvan, ma lähen lihtsalt sinna salongi koha peale ja teen seal tööd, sest mul on nii palju asju vaja teha. Ja, aga mis teeb väga kurvaks meile on see vaade sinna ilma teatrisse ikka. Tegin screeniga praegu, kui see ongi reaalselt meie suvi. Siis I'm a bit sad. Ma käisin hoopis Revalis pakkumis söömas. Väga hea otsus oli. Ja nüüd Küüntesse. Tegin vanad head prantsuse faded maniküüri, sest lihtsalt tahtsin midagi simple. Mul ei olnud tegelikult alguses plaanis üldse sõita autoga, sest nagu suvisel perioodil võiks kasutada rohkem ühistransporti. Aga saate aru, mul oli Küüntes juba nagu nii suur väsimus. Ja ma olin lihtsalt ei, ma ei viitsi kuskile kõnnida, oodata, külmetada, vihm on ka. Ei taha. Ja siis ma mõtlesin, et ma lähen autopiletit ostma, aga ma ei viitsi. Ja ma lähen otse suunas Free Flow'sse ja ma tahan teha power napi. I need it so much right now. Nüüd on vasak, parem. Ti-ti-ti. Ma ei tea. Nii, ühe osa jäin tegemata. Wow. Täna oli küll tore olla enne 11 kodus. Täpselt niisugune tunne, et issand jumal, mul on isegi õhtu veel alles lihtsalt olemiseks. Ei, no ma ikka tegin tööd. Aga siiski, ma natukene sain asja tehtud. Ma ei tea, miks ma teid see sätin valmis, nagu ma hakkas midagi hullult rääkima. Ei hakka. Järjekordne väga väsitav päev. Ja reaalselt ma käisin Küüntes ära, jõudsin Free Flow'sse ja ma läksin tuttu. Ma ei teinud tööd, ma olen nii läbi nagu kõigest. Ma räägin ülist tõsist juttu ja siis samal ajal mul on need kõrvad peas. Esmaspäeval ma võtan selle aja, et lihtsalt olla. Kõigi teades mind, siis ma olen mingi nii, hakkaks monteerima, hakkaks kodu koristama, teeks seda, teeks sellist, peseks aknaid, nagu ma üritan leida alati mingi miljon tegevust. Aga eks näis, praegu näitab, et vihmane on ilmake, nii et äkki kui on vihmane, siis ma tahangi kodus olla. Sest mul oli mõttes minna sinna Black Eyed Peas'i kontsertile, mul pole pileteidel, aga ma mõtlen, kui on ilus ilm, siis why the fuck not, aga hetkel lubab vihma. Ja kas me tahame korrata seda, mis toimus eelmine aasta Justin Timberlake'i kontsertil? Ilmselt mitte. Ma olen täna väga palju aevastanud ja mul on veits niisugune hirm, et girl, is you getting sick? Sest et kui ma tegin Free Flow's power napi ja ärkasin üles, mul oli täpselt selline tunne, nagu ma jääks haigeks kohe. Ja ma olin mingi pekki. Nii et ma ei tea, mingi nohu vist hakkab tulema. Jälle. Kas mul ei olnud mingi aeg tagasi seda sama mure? Ja ma olin mingi, et ei, see ei saa olla nii, sest ma ei ole nii tihti haige. Nüüd ma olen jälle. Something is off. Sest et minu keha ei ole tavaliselt selline. Ma küsin ChatGPT käest. Ühesõnaga, mina jään nüüd sinna maski tegema. Ja räägime teiega juba paari sekundi pärast hommikul. Tere hommikust. Appi. Käes on kolmapäev, lotokolmapäev. Ja ma suundun hetkel Free Flow'sse. Või noh, ma käin Baltiamast läbi. Ostan karrasse. Aga läksime Free Flow'sse. Täna on meil siis kultuurikatla small grupi proov. Käime selle läbi, siis meil on natuke aega. Käime tänase esinemise läbi. Ma pean mingit tööasju tegema ja siis me lähme Kino Kosmos. Mäletate sellist kohta? Ma pole seal käinud mingi 20 aastat olnud.
see avatakse uuesti. Ehk siis meil on seal see Empire Show esinemine ja siis ma lähen Ülemistesse ja saan Riidaga kokku. Me teeme väikse shopping spree ja siis teeme väikse dinneri. Sellised plaanid. Küll aga ma tunnen, et mu tervis hakkab alla andma. Et ikkagi liiga palju. Ma võtsin kohe neonkiini selle kurgupastili sisse, sest mul praegu pokalit ei ole. Ma ei tea, eile ma terve päeva aevastasin. Ma olin mingi... Nii et meil ei ole aega, et haigeks seda. Ma täna magasin kauem. Üritasin anda enda kehale puhkust ja homme üle ma teen sama. Ja ma loodan, et see kõik läheb üle. Let's go! Nii suur. I look horrid. Vaadake, mis kleiti ma proovin. Vaadake nüüd seda. Ma sõidan esimest korda Aridaga koos niimoodi, et Arida istub kõrval ja mina sõidan. Excited! Ai, mis kenad naised! Wow. See päev on olnud niivõrd haige. Ma reaalselt tunnen, et ma jään haigeks. Ma ei tohi jääda haigeks, aga meil oli proov, ma läksin närvi ja lihtsalt, ma olen seal kus lihtsalt ma lähen närvi ja ma täielikult lukustun ja ma ei jaksa. Ma lihtsalt ei jaksa, ma tunnen, et mul ei ole seda energiat enam, et teha nagu, et kõik on hästi ja ma lihtsalt ütlengi liiga ausalt välja asju ja siis ma kahetsen ja ma ütlen neid asju välja või nagu kuidagi ühesõnaga ja ma tunnen ennast halvasti. Samas ma tunnen, et need asjad, mida ma tundsin, on nagu valid. Ühesõnaga keeruline teema, siis ma tundsin, et mul on nii halb nagu tuju. Ma magasin natukene free flows, siis ma hakkasin meiki tegema, siis ma olin okei, I'm feeling fine, siis me läksime sinna Empire esinemisele kosmosesse ja täiesti pekkis. Mul ei ole sellisesse ammu juhtunud, et mul on väike kostüümi error. Mul ei läinud ühe kostüümi body kinni ja ma ei saanud sinna peale seelikut panna ja saate aru, ma sain ennast pärast hiljem kuskil Ülemistes olles aru, et oh my god, ma olin just palju persega ilmselt inimeste ees. Sellepärast, et meil oli selline nagu läbipaistev big body, mis oli kaetud kivikestega. Ja siis vaatasin, et okei, see on päris paljas, aga sinna peale pidi minema selline nagu tugev body. Niuke kivik, niuke hõbedane, tugev, hästi kõva body. Ja siis siia peale oli ka seelik. Ja ma veel ütlesin ühele tüdrukule, kes pidi minuga sama kostüümi kandma, et kuule, kas sa paned booty shortid siia alla, et et sust paljas on, vaata, oli mingi, ei no, et vaata, siin on see body peale, see seelik peale, et et siis on ju fine. Ma olin mingi, okei. Nii. Ja see oligi see, et meil oli aega riided vahetada, meil oli 2 minutit umbes aega, aga ma jamasin kõigepealt tema lukuga, tal see lukk ei läinud kinni, siis ma olin mingi, ei, ma pean selle kinni saama, siis ma jäin enda kostüümiga tegelema, siis ma ei saanud seda kinni tagant, siis ma ei jõudnud seelikut panna peale, ühesõnaga, siis juba muusika läks käima, mul oli juba peas mingi, oh my god, juba käib ja mis seal oli jama, oli veel see, et seal olid trepid ja kosmoses, ma pole seda ammu käinud, seal oli see nagu kallak oli nii kõrge, et neid treppe oli nii palju, et ma tulin, mul oli niisugune tunne, et ma tuleks sealt alla forever. Ma olin juba see, et juba laul käis. Ma olin mingi, ma pean juba ammu alla olema, aga lihtsalt ma pigem valisin selle, et ma jõuan tervelt ja safe'ilt alla, kui see, et ma kiirustan ja äkki kukun ja siis on nagu eriti piinlik. Ja tantsisingi niimoodi, et mul oli see body, mis oli lahti, nagu see tagatrukk või see klõpsu osa oli lahti, ehk siis ta lihtsalt tolgendas mul siin ja siis see paljas bodysuit. Õnneks oli pime ja ma nägin, et pandi üks video üles ja seal pole näha, et ma olen paljas, aga in fact I was naked. Nii et selline fun lugu siis. No siis ma läksingi Aridaga Ülemistesse, aga mul tuju selleks ajaks suht läinud, sest nagu mul läks seal nagu halvasti esinemise mõttes kavad läksid kõik hästi, nagu super hästi, aga lihtsalt see kostüümi error ajas mind nii nagu kuidagi endast välja, et nagu ma olen juba nii palju teinud, et ma peaksin ju teadma, aga ikka kuidagi vahepeal tulevad asjad ette, mis ei sõltu minust ja siis nagu see nagu häirib mind. Ma olin mingi Aridale, et davai, lähme lihtsalt otsima saapaid. Ei, kõigepealt me läksime otsima Fake Tan'i ja seda Isle of Paradise'i Fake Tan'i ei müüda poodides, nii huvitav. Ma ostsin endale Bondi Sands, ma ei tea, selle ise brunistava vahu. Ma ei ole seda kasutanud aastaid, nagu aastaid.
ma unustasin selle juba ära, et see eksisteeris, aga see oli vist ainukene, mis ma leidsin sealt. Ja ma mõtlesin, et tead, ma ei usu, et see nüüd nii halb ka alla sai, nii et ma ostsin selle, katsestame selle homme ära. Vaatame. Aga ma väga tahtsin seda Isle of Paradise'i oma, sest et nagu mul on tunne, et see, et tal ei ole seda nagu värvust, et sellega on suurem tõenäosus, et ta nagu ei kulu ära koledasti. I don't know, mul oli selline loogika. Ühesõnaga, ja siis mul oli see, et davai, et mul on vaja, üks kõige suurem asi, mida mul on vaja, on saapad. Nagu mustad tanksaapad, nagu kõrged, mitte lihtsalt tavalised. Mul oli see, et ma viskasin just nüüd siin selle kevadise koristusega, viskasin ära omal need pikad saapad. Sellepärast need olid juba nii koledad, ajasid nahka ja ma teadsin, et nagu ma ostan nagu nii uued nagu siit kuskilt. Et neid müüakse igal pool ju. Ja kas te teadsite, et suvisel perioodil apparently ei müüda mitte üheski poes mitte ühtegi saabast. Me leidsime lõpuks kas House'ist või Kroppist kuskilt ühe kontsaga saapa, mis on nagu kõrge kontsaga, aga no sellega ei saanud tantsida. Ja siis me leidsime kuskilt kingapoest Dr. Martensid, mis on pool saapad, eks ju. Ja that's it. Kõikide poodide peale. Nagu minul oli selline tunne, et saapad on täpselt sellised asjad. Et ma võin ju tahta neid osta ka suvel, kui mul on ala tulemas mingi festival või mida iganes. Et see ei ole selline kaup nagu näiteks talvejope. Et jah, talvejopet ma tõesti ei osta suvel, aga mustad tanksaapad, miks ma ei peaks tahtma neid osta ka suvel. Ja see unlockis minul uue väikse sellise nagu pingekoha ja ma mõtlesin, et no tore. Et mitte, et mul oleks neid pingeid praegu vähe. Aga nüüd ma pean homme hakkama sellega tegelema, et kust ma leiaks endale nüüd saapad. Sest ma ei olnud selleks valmistunud, et ma ei leia neid. Ja ma mõtlen homse plaani nüüd välja, et kuidas ma teen. Ja no siis me käisime New Yorkeris, proovisime mingid asju. Aga no mul ei olnud päris see nagu tuju sees, et nagu tahaks nüüd hullult mingi vaadata ringi. Nii kell oli nii palju ka, ühesõnaga kuidagi ei õnnestunud see värk. Aga mul oli riidega väga tore. Ja märkamatult oli kell juba 12 ja see mereääres ta pandi kinni ja siis meil oli mingi omegad juba. Ühesõnaga, ja siis ma jõudsin koju, siis ma hakkasin jagast ruttu vaatama saapaid, ma saatsin mingi paar kirja, et äkki ma saan kellegilt nagu käest kätte mingid saapad. Ma panin Instasse ka story, et äkki keegi saab laenata või äkki keegi oskab soovitada, et kus saaks osta praegusel ajal. Ma ei tea, aga nüüd ma istusin siin natukene ja ma tunnen nagu nina, tunnete, kas te kuulete? Natuke nagu tõmbab kinni, eks ju. Ma pean homme magada saama, aga nüüd ma pean sellega tegelema selle saabuste asjaga homme. Ma ei tea, mul on nagu pinged nii laes. Ma olen nagu nii väsinud sellest, et nagu miski ei lähe plaanipäraselt. Mul on veel mingid asju, mis praegu ei lähe plaanipäraselt ja mul on selline tunne, et ma lihtsalt viskan käed püsti ja ütlen, et no mind ei koti lihtsalt enam mitte miski. Oot selline natuke traumeeriv päev. Tahaks loota, et see oli nii-öelda nädala selgroog, et siit poolt või siit suunast saab ainult ülespoole. Tahaks loota. Ühesõnaga, ma lähen ruttu kontrollin ja lotopiletid. Võtan meegi maha, jään tuttu ja üritan homme natuke ka magada. Et siis loodetavasti on mul homme juba parem olla. Tere hommikust! Käes on neljapäev. Mu väike viirusekene või haigusekene, ma ei tea, on väga piiri peal. Ta ei ole veel nagu välja avaldunud. Selles mõttes, et mul on see nohueelne seisund. Aga ma saan aru, et keha näitab, et kui sa nüüd kohe ei pane pidurit, siis sa jääd haigeks. Nii et ma üritan täna proovides. Mul on 2 proovi. Ma üritan võimalikult vähe kaasa teha, et keha ei läheks mingi pinge alla. Ma hetkel suundun Kristiine keskusesse. Kuna eile meil ei läkanud seal, siis ma mõtlesin, ma lähen korra ikkagi piirun siia Kristiinesse, kas ma leian saapaid, kas ma leian lühkasi, kas ma leian veel mingit country stiilis asja. Et lähme vaatab üle ja siis ma lähen veel käin Paavli kaltsukast läbi. Vaatan sealt ja siis ma lähen Free-Flow'sse. Ma kirjutasin eile õhtul 2 inimesele jagast, et kas saaks käest kätte. Neil olid mingid saapad, mis mulle sobisid. Nii et vaatab, mõlemad vastasid hommikul, et jah. Nii et kui on väga SOS, siis ma saan ikkagi osta ruttu. Ja siis ongi meil Agli Kajoti proov ja siis on õhtul Laura Pritsi proov. Nagu näha, siis ma ei leidnud mitte midagi. Ma ei tea, lühkasi ei tehta enam üldse nagu normaalseid. Ma ei tea, kõik on suured ja sellised
bag'id ja nagu I want my skinny jeans, you know? Ühesõnaga, jah. Ja ma üritan praegu kogu aeg olla nii, et mu keha ei läheks pingesse, et ma oleksin hästi kogu aeg zen moodis, et mu keha taastuks. Ka isegi jalutamine on väsitav praegu, nii et ma üritan anda endast kõik praegu. Sain siis lühkad Paavli angaarist 70 senti. Ja kolmas outfit läheb. Need siuksed asjad võiks ära lõigata võtta hinnasiltid ja nii. Davai, mis see mulle? Ma ostsin sellest ära. Ma mõtlengi. Aftermath. Ütleme nii, et see nädal on mind tõmmanud täiesti ribadeks ja noh, eelmine nädal ka, aga we're going strong. Tegin endale kummeliteed, vaadake kui väike tervislik tüdruk ma olen siin, eks ole. Kell on juba 12, ega ma tahangi minna suht kohe magama. Mitte, et ma oleks väsinud, vaid seepärast ma sunnin ennast varem magama minema, et ma saaksin veel rohkem välja puhata ennast. Aga täna ma siis teen üle pika ja fake tan'i. Nagu mul on viimased aasta, võib-olla isegi 2 aastat olnud selline värk, et ma tegelikult ei fake tan'i väga enam. Mul on ainult mingitest kuskilt pakkidest asjadest sõbrannade käest saadud mingid spreid ja õlid, mis on hästi õrnad. Ehk siis ma pole ammu teinud sellist fake tan'i, et ma panen nagu vahtu peale ja ma olen nüüd nagu tanned. No see oli kunagi mu go-to fake tan. Aga minu arust mul juhtus vist sellega see, et ta lõpuks siia piirkonda, üldse see piirkond on nii veider piirkond, nagu ei jäänud peale või nagu ma ei tea, midagi sellega oli. Ja siis kuidagi mul keegi sõbranna oli mingi, aga proovi seda Tanko oma. Ja siis ma proovisin seda, mulle meeldis selle alatul rohkem. See Tanko on natuke sellise nagu punakana tooniga. See on minu arust rohkem oliivi tooni. Oleneb muidugi, ma ei mäleta, kas mul oli dark või mul oli medium. I don't know. Meil on muidugi homme plaanis seal Coyote peol siis ennast natuke märjaks teha. Ma loodan, et fake tan ära ei tule seal. See oleks küll väga humoorikas. Paavlik kaltsukas, ma sain ühe pruunipöö. Ma näitan teile. Issand, oh my god, te kujutate. Ma pidin ju põhimõtteliselt kõik oma asjad Free Frost kaasa võtma, sest ma ei lähe enne hooaja lõppu enam sinna. Ma võtsin esinemisasjad kaasa, ma olid kõik asjad seal. Ma võtsin kaasa mingid kontsad asjad, sellepärast, et meil hakkab põhimõtteliselt kohe hooaja lõpust hakkab see mingi väike remontika seal kontori alal. Eks me sinna väga hästi ei pääse. Nii, ja siis ma pidin tulema koju nagu mingi miljon asjaga. Ja siis vaadake seda. Ma võtsin Free Frost sellise suure koti. Siin sees on mingi miljon kotti, siin on kõik mingid asjad. Aga siis ühesõnaga, mul olid kõik saapad asjad Aldo suures paberkotis ja vihma sadas ja see kott läks katki. Ja vedas, et see läks katki nii, et ma võtsin nagu autost välja koti ja siis üks saabas jõudis nagu maha kukkuda. Et selles mõttes on fine. Aga ühesõnaga, ma ostsin sellise bluusi. Ma mõtlesin, et äkki nagu saab kuskil mingi kauboi asjas, aga no tegelikult ei läinud vaja, aga siiski ta on äge väike topikene. Ta on nagu siit niimoodi, nagu kuidagi niisugune kolmnurk läheb siit eest. Niimoodi. Siis, ma olen siin nii palju asja. Ma sain sellise mingi bikiini asja. Ma panen selle omal viimases tantsus nagu enda alla. Ja see on päris cool. Ja siis ma sain sellise pruunipöö. See läheb ka mu kantritantsu. Ja siis need lühkad. Nagu, ma isegi ei mõelnud, et ma läheks sinna. Ja siis oligi see naljakas, et käisin mingi New Yorkerites asjades ja lihtsalt ei ole. Ja siis Paavli angaaris. No see on veel see koht, kus on nagu ekstra mingid nagu täiesti lambised asjad. 50 senti, ei 70 senti. Ja istusid nagu valatult. Ma siis lähen magama. Ja homsest siis 3 päeva täis esinemisi. Ja ma loodan, et mu keha saab hakkama. Kõik esinemised õnnestuvad 100%. See on minu plaan. Nii et lähme tuttu. Tere hommikust. Käes on reede ja tänasest algab siis kõik see möll pihta. Ma hetkel suundungi suhtepaari.
ma lähen vaatan üle kõik asjad, et õhtuks oleks kõik valmis. Ja siis on selline värk, et tulen tagasi koju, natukene aega, siis lähen Ripsutest otse Kultuurikatlasse, seal on siis kultuurikatlasproov, siis Kultuurikatlast otse Kristiinesse, seal on meil see Laura Pitsi showproov ja siis koju meikima ja siis koju tipid olen täna. Oh yeah. Nii, selline. Ja oled nii. Okei, ta peidab ära ennast. Kas sa tahad? Vaadake, ma sain Peachy Sweari ja Vitamin Velli sellise kaardipaki. Ja vaadake, meie oleme siin peal. Nii äge. Siin on nagu niimoodi siis on mingid tšikid peal. Ja pepud ja ühesõnaga selline tagant. Seksi! Ühesõnaga, koht on üle vaadatud, kõik on läbi räägitud, ma pean ruttu käima pesust läbi ja tegelikult mul on niimoodi. Ega mul väga palju ei olegi enam hetki, kus ma jõuan kodus olla, seega ma pean niimoodi tegema, ma pean valmis panema täna oma kostüümi asjad, kotid ja homsed asjad pean juba valmis panema, sest kui ma täna öösel lähen sinna peole ja ma jõuan hommikul koju, ma jõuan nagu öösel koju, siis ma jõuan pakkima hakata ja kuna ma pean olema 10:30 juba Kultuurikatlas, siis ma ei hakka hommikul ka seda tegema, nii et ma pean täna kõik praegu nüüd ära tegema. Nii et läheb veits kiireks. Ripsudes on käidud, nüüd mul tuleb pikem vahe sisse, nii et nendega pean pikalt vastu pidama. Aga kuna ma pean nagunii täna šiblaan välja tegema, siis on väga hea, et on natuke tihedamad praegu. Ühesõnaga, lähme nüüd siis Kultuurikatlasse. Viimase video on teha ja kohe saab aku tühjaks. Väike update. Ma jõudsin koju natuke enne 10. Ma jõudsin natuke süüa. Ma tegin 10-minutilise power napi. Vastasin kirjadele. Nüüd ma pean hakkama meiki tegema. Need ma sain 5 euroga jagast. Täiesti crazy. 5 euroga. Ma olen ennast valmis saanud. Oh, she's ready to rock. Ma mõtlesin alguses, ma panen riided selga, aga tegelikult kell on juba nii palju, ma pean minema. Nii et let's go. We are backstage. Ma näitan teile varsti, mis seal kõike väljas toimub. Nii, naised, näidake. Wow, outfit number 1. Oh yeah. Lisa, give me your fit. Ay, mamma. Girls, give me your fit. Ay, mamma. Give me your fit. Oh, oh, oh. Mamacita. Sildike. Work it, cowboy girl. 4 minutit. Kell on juba 4 öösel ja ma jõudsin koju ja ma pean teiega rääkima sellest kõigest homme õhtul. Sest ma pean magama minema, mul on kell 9 äratus. Tere hommikust, käes on laupäev ja meil on täna 3 keikat. Alustame siis sellest Kultuurikatla proovist, siis lähme Empire'iga Põhjala resorti, seal on mingi üritus. See ei ole niivõrd nagu kavadega midagi, vaid see on lihtsalt olemine. Ja siis tuleme tagasi, siis ongi Kultuurikatla show, siis lähme sinna Sportlandi areenale, seal on Laura Pitsi show ja siis me oleme tehtud. Wish me luck. Let's go. Let's go. Vaadake, mis seksi kiisud igal pool. Wow. See oli nii kiire. Where?
see koht annab mulle sellist Love Islandi couple ceremony vibe'i. Tehtud. Ai, kui mõnus. Kisu. Nii, vol 2. Vol 3. Yes. This system that I don't understand this. I'm missing you, so I got to lead away. Teate, ma jõudsin koju tegelikult tund aega tagasi. Panin kõik asjad maha, ma olin mingi, okei, ma kõigepealt korra vaatan telefonist mingid asjad üle, vastan mingitele asjadele. Ja siis saadan ruttu ka õpilastele homset nagu kõik need infod, et kus kontsert, mis, kus, kes. Ja sujuvalt on möödas tund aega. Mu söök on siin jahtunud. Võtsin endale chopstickist süüa. Võtsin endale poest siidri, sest I deserve it. Üks väike vahe update. Nüüd siin paar päeva on kestnud need jalkamängud, eks ju, see FIFA. Mulle väga meeldib igasuguseid spordi asju vaadata. Ma ei tea, miks. I don't know. Nagu te teate, võib-olla olümpiamängud, maailmameistrivõistlused, ma ei tea, kergejõustik, kõik, you name it. I'm watching. Ja samamoodi ka jalgpalliga. Ma ei tea, miski selles on minu jaoks põnev. Ja no... ma lihtsalt, ma ei saa parata, no üks asi, miks ma ka seda jalgpalli ikkagi siin piilun, on see, et nagu, no, nii kerad mehed, ma lihtsalt vaatan, ma olen nagu, issand jumal, tead, vaatab mulle otsa ka ja ma olen nagu naised, kes te ei vaata jalgpalli, siis võib-olla vaadake, lihtsalt ainult sellepärast, et vaadake, kui kerad mehed seal on. Te ei pea üldse aru saama, mis seal mängus toimub. Sellest, mina need reeglid üldse ei tea, ma lihtsalt näen, kuhu pall läheb, kui kuskilt läheb üle, ma ei tea, mingid sululöögid, ma ei tea, mis isegi need mingid, ma ei tea, kuidas neid hääldatakse, mitte midagi, ühesõnaga, I know nothing. Ma tean lihtsalt, et sa ei tohi vastase, et sa pead vastase väravasse saama ja enda väravasse ei tohi. Ja punast kaarti ei tohi saada. Ja kollast kaarti vist ka mitte. That's how much I know. Aga mulle meeldib vaadata. For the show. Sest, you know... They give us the attitude, they give us the performance, see vana hea, ups, ma kukkusin, ai kui valus ja see on alati nii dramaatiline. The drama in there is real. No nii, on aeg need 2 viimast päeva kokku võtta. Alustame Götepeost. Mul on muidugi siin nüüd võrdlusmomendid, et noh, et kumb oli parem, mis oli parem ja nii. Et sellest see aasta oli palju rohkem inimesi, mis oli nagu mega tore. Hästi palju tuttavaid. See koht oli suurem, noh, eelmine kord oli seal kais, nüüd oli suhtes, aga selle kohaga oli seekord see, et võib-olla veits nagu valgus laiali, noh, see on fair, sest see koht oli suurem, aga mis oli natuke keerulisem oli see, et see tantsuruum, kus oli siis see tantsuplats ja lava, see on eraldi nagu ruumis. Et seal ei ole küll nagu ust otseselt, seal on nagu ava, aga siiski sa pead sinna nagu minema, et sa nagu ei näe seda kuskilt mujalt. You know, ma ei tea, kas see väikib sensi. Ühesõnaga, et selles mõttes oli raske, et inimesed võib-olla tihtipeale ei teadnud, et midagi seal toimub. Aga no enamasti meil olid nagu inimesed hästi ümber, et nagu ei olnud seda, et mingi 2 inimesed tantsime, et sellest oli hästi. Aga lihtsalt võib-olla Kai resto on vist niimoodi sellel nimi, ma ei tea, oli see eelis, et see oli nagu lava ja siis seda nagu sa nägid nagu nii kaugele, et seal toimub midagi. Ja teine asi oli see valgustus, et seal oli ainult nagu punane valgustus ja siis oli pime. Ja see oligi see, et nagu mõtlesin, et oppi, et nagu, ma ei tea, kas inimesed näevad meid nii hästi. Ja siis ma reaalselt käisin sõbrannade juures ja ütlesin, palun näidake meile flashi nagu meie peale, et oleks meid rohkem näha. Ja nad tegid ka seda, nii et nii tore. Ja saime päris palju videosi ja seda ka ja overall läks hästi. Muidugi tulid mingid viperused, mis iganes. Natuke nagu lava oli libe, eks ju, siis mõni kostüümi error, no mõni koreograafia osa ka võib-olla sutsukene, aga overall läks hästi. Ma olen nii rahul sellega,
et me selle vee asja tegime, sest et filmis, kui te olete näinud, on see, et nad valavad ennast veega üle. Ja ma tundsin, et seekord me peame seda tegema. Ja siis ma saingi meile 4 õllepudelit veega. Ja siis me selle Pour Some Sugari laulu ajal kallasime endale vett peale. Ja oh my god, I felt so hot. I felt so hot. Ja lihtsalt, ma tahaks nagu tagasi kerida sellesse hetke ja minna tagasi alla mingi, oh my god, ja vot, ma nii tunnen, et see temaatika on nii minu stiil, nagu see Coyote ja see kõik, no ma lihtsalt tunnen, et see on nii mina ja ma nii loodan, et tuleb pool 3, et saaks nagu veel ägedamaks seda show'd teha, et lisada veel vürtsi juurde, et siin on veel nii palju tegelikult kuhu minna, et selles mõttes, et see ei ole üldse veel tipp. Mul on nii palju mõtteid, kuidas saada seda show'd teha veel paremaks, aga noh, selleks on vaja aega ja natukene seedida kõike. Ja vot peale kõike seda juhtus üks nagu huvitav seiklus, et ma läksin siis tagasi sinna tantsuplatsi alale. Mul üks sõbranna filmis videosi, või noh, filmis meid. Ma tahtsin ta käest videosi saata. Ja siis ta seisis seal, siis ma olin mingi, et okei, et noh, ma kohe küsin, aga ma nägin, et seal käis samal ajal see auction. Kes filmi pole näinud, siis seal niimoodi, et seal nagu, või seal loositakse välja mees ja naine ja siis nendega saab minna date'ile. Ja siis seal oli nagu mingi 50 € ja siis noh, ühesõnaga selline värk. Ja ma nägin täpselt seda, kui see mees oli seal. Ja siis mul sõbranna vaatas sellest, ma olin mingi, et okei, et ma siis ootan natuke, et ma ei taha segada mingit. Kuule, viitsid mulle airdropida, et noh, ma ootan ära. Ja siis järsku oli see, et aga kas meil on siin mõni vallaline neiu? Ja siis ma lihtsalt seisin seal ääres, ma sain aru, et ma olen kahtlaselt lähedal lavale. Ma näen, et Marleen vaatab mind ja ma ei suuda temast nagu mööda vaadata. Ja ma lihtsalt saan aru, et ta ilmselt kutsub mind nüüd lavale. Nagu sisetunne ütles, ma olin mingi, ma ei tea, kas see on hea või halb. Ja siis muidugi Marleen tuli ja ütles, et ai Marit, let's go. No ja siis hakkas see auction ja see on nagu, ma ei osanud seal mitte midagi teha, sest nagu see vend, kes oli enne mind, ta tegi mingi kätekõverdusasja, aga mul see, et ta võib pange muusika, ma tantsin, eks ju. Aga see DJ pani Nublu seda, mina tänan loojad. Siis mul on nagu see, et no selle järgi ma ei saa tantsida seksikalt, nagu see ei ole see laul. Ja siis ma seisin seal nagu mega awkward'ilt, nagu ma ei tea, kuidagi nagu, I don't know. Ühesõnaga siis üks vend võitis, eks ju. 130 € oli, kui ma ei eksi, see pakkumine. Ja siis ta ütles niimoodi, et ta andis selle kinkekaardi mulle, see on mingi selle Isakaja see söögikoht. Selle kinkekaardi andis mulle ja oli mingi, et sul on kindlasti mehi, kellega minna sinna. Ja siis ma olin mingi, little does he know. Ja siis Marleenile ta pärast ütles, et las ta võtab sinna kellegi, keda ta armastab. Ma olen mingi. Kui sa mõtled mu pere ja sõpru, siis of course. Aga kui sa mõtled nagu love life, siis I don't have that. Ja ma sain nii palju positiivset tagasisidet selle peo kohta, nii et me oleme õigel teel. Me oleme väga õigel teel. Siis räägime tänasest. See Empire Show oli seal Põhjala resortis. Ja ma ei ole seal kunagi käinud. See oli nii äge koht. See oli nagu nii palju erinevaid majakesi. See oli nagu minilinnak. Ma ei tea, kuidas seda seletada. Aga see oli nii ägedasti nagu kuidagi, ma ei tea, mulle nii meeldis see vibe seal. Ja seal oli mingi firmapidu. Ja ma mõtlesin peast aega, et oh my god, kui ma abielluks. Hüpoteetiliselt. Kui ma abielluks. Mõtle, kui lahe oleks teha seal mingi 2-päevane asi. Nagu et ongi esimesel päeval mingi, noh, see tseremoonia, mingi pulmapidu ja kõik see. Ja siis järgmisel päeval on nagu kind of minifestival. Ma ei tea. I'm dreaming big, okei. Et nagu go big or go home. Ühesõnaga, lihtsalt mul tuli selline nagu huvitav uitmõte. Et see oleks nagu väga äge seal kuidagi tähistada neid asju. I don't know. Äge koht igatahes. Siis see kultuurikatlasi. See oli rets, mis töö ma sinna alla panin. Aga ma nägin videot. Me nägime nagu seda striimi videost, mida näidati siis nagu online'is. Sellest nagu skippisime, kerisime sinna kohta, kus meie see live oli. Ja see nägi nii äge välja. Nagu täpselt see, mis ma ette kutsusin. Ja nagu raw ja nagu rockilik. Ja ma ei tea, ma lihtsalt tunnen, et see rocki teema minu teema. Kas teile tundub ka? Et nagu see Ugly Coyote oli ju selline rocki teema. Siis see Thunderstruck oli rocki teema. Siis pärast seda oli mul ju Laura. See oli ka rocki teema. Et nagu kõik on rocki teema. Ma tunnen, et see on täpselt minu asi või nagu minu teema. Ja see Laura asi, sellega lihtsalt see oli õues. Ja õues oli suht kole ilm. Külm oli, vihmane. Õnneks meie ajal ei sadanud väga. Aga veits nagu tiputas või nagu selline chill. Ja no eks ikka mingid minor mistake'id tulid seal üldpildis peale üldpildis sisse, tähendab. Aga
it's okay. Seda on nagu raskem tegelikult tantsida ka, sest nagu see ala on lihtsalt nii suur, et sa üritad seda kuidagi oma energia ja kõigega ära täita, aga noh, see on ikka suur staadion. Ehk siis, jah, keeruline oli. Aga saime hakkama. Ma sain aru ka sellest, et kui ma praegu olen olnud täiega autopiloodi peal, siis ma ei ole üldse suutnud isegi mõelda, et kas mul läheks midagi sassi või nii, sest tavaliselt noh, mitte tavaliselt, aga nagu mul tihti on see, et ma loodan midagi sassi ei lähe. Aga praegu lihtsalt see, kuidas ma olin reedel, laupäeval, tähendab eile täna, olin nii autopiloodi peal, et ma isegi ei jõudnud mõelda, et midagi sassi läheks. Ja siis need kavad õnnestuvad kõige paremini. Ehk siis minu häkk teile, võtke hästi palju esinemisi vastu, et teil oleks kogu aeg nagu autopiloot peal, et siis siiski ei mõtle, kas teil läheb sassi või mitte. You're welcome. Ma tegelikult ei tea, kas see on väga hea nagu nõuanne, aga somehow it works for me. Loodame, et see toimib ka homme. Rohkem mul vist midagi lisada ei ole, seega ma lähtan mingi maha ja lähme tuttu, sest homme on jälle üks pikk päev. Tere hommikust, käes on pühapäev ja tänasega saabki minu hooaeg läbi, täitsa lõpp. Täna on meil siis Free Flow kevadkontsert Chicago. Mis ma oskan selle kohta öelda, meil on lauljad, meil on Grete Paia, Tanja Mihhailova, Joosep Järve. Nemad laulavad siis, Inger laulab ka minu arust. Ja siis on tantsijad ja seekord siis see Chicago on selline 14 ja 16+, et seal laste kavas ei ole, mis tõttu ma sain oma stripikava teha natuke võrdsikamaks. Aga kava on tegelikult fine, aga nagu kostüüm on võib-olla natuke paljastavam, aga it's okay. Ups, ühesõnaga. Jaa. Kell on 2 päeval või? Ei, kell 3. Ja crazy, et ma sain täna hommikut nii vabalt võtma, et tavaliselt nagu kontserdipäev, ma pean hommikul vara kuskil olema. Aga seekord, kuna see on teine kontsert ja selle proovid hakkavad alles kell 3 või noh, tegelikult 4, siis mul oli terve päeva aega, et rahulikult ärgata, tegeleda asjadega, välis panna. Nii et läksime siis aga kontsertit tegema. Vaadake, mis nunnu printsess. Vaadake, mis pisud. Nii, vaadake, kui mõnusad siin kassi kohvikus täna on. Lähme vaatame kiisud ka. Kas sa vaatad tänu? Kas sulle meeldib tänu? Tee paar pilti ka. We are trying our best, yeah, you're the best, yeah. Karmi meile peab. Mul oli emotsiooni. Ära võta, ma hakkan nutma. Võta pekki, veel asju. Oota, mida? Girl, what the hell? Tere Maarit, sa oled super mega tubli. Sa oled super mega. Love you. Kummikorku. Ärge pange mu meiki tähele, aga tehtud. Me liigume nüüd Free Flow'sse. Vaadake, kui nunnu. Panin lambi tööle, aga tegelikult kell on 4 hommikul. Me jõudsin alles nüüd koju. Me istusime terve õhtu Free Flow's, rääkisime. Ja mul tekkis mingi see päris hea. Ühesõnaga, what a day. See kogu päev oli nii väsitav, aga samas nii worth it. Ja ikkagi see, et sa saad lihtsalt oma õpilastega minna lavale, tantsida. Teete kõik koos selles 3 minutis või 2 minutis, milles iganes. Ja lihtsalt teete ja nagu having the time of your life. Ma loodan. Üldpildis ma arvan läks hästi. Nagu mingid kohad kindlasti oleks saanud natuke paremini.
aga ma arvan, et kui tulevikus oleks lavaproovid kauem, siis ma arvan, et see oleks kõik doable. Lihtsalt nagu need lavaproovid hästi kiired ja ei jõua nagu mingit nagu, ma ei tea, asetusi asju läbi käia, siis natuke seal tekivad sellised errorid. Aga eks näis, ma lasin filmida. Mul on videod olemas juba telefoniga tehtud esinemistest. Ma pole veel hip-hopi ma vaadanudki, sest ma ei jõudnud ühelegi kirjale vastata, ühesõnaga ma hakkan nendega homme tegelema. Aga ma loodan, et videod tulevad ägedad või ma saan klipid ja siis ma hakkan neid ise kokku monteerima. Aga juba see üks klipp, mis üks vend tegi, see mulle täiega meeldis. Ja see oli alles testiklipp. Nii et I'm very happy. Ja mul endal ei tunne otseselt suuri vigu sisse, aga lihtsalt mingites kohtades ma hakkasin üle mõtlema. Ma ei tea, miks. Ja siis võib-olla mingi väiksed errorid, aga mitte nagu, mida oleks näha olnud. Nagu ainult mina tean neid errorid. Midagi väga hullu ei olnud. Tegelikult ma olen väga rahul oma gruppidega. Me tegime täpselt nii palju, kui me saime. Ja kui ma videotest vaatan, siis tegelikult kõik kavad olid väga hästi. Okei, hip-hopi ma pean veel vaatama, aga ma arvan, et ma võin väga rahule jääda. Ma arvan, et ma võin selle hooaja lugeda nii-öelda õnnestunuks selles mõttes, et see oli väga raske hooaeg. Uus lokatsioon, mis oli tore, aga samas see, et nagu palju inimesi läks ära, uusi inimesi tuli peale, selline nagu energia shift, siis selline teadmatus, et mis saab edasi, selline nii-öelda mitte tagasikäik, aga selline, et mis siis saab, kui ruumid ei ole nii täis, kui nad olid. Et nagu see oli väga selline õpetlik hooaeg minu jaoks, aga ma olen väga tänulik selle eest, sest et see pani minu jaoks asju päris palju perspektiivi ja ma tegelikult väga ootan uut hooaega. Nagu ma tean, just praegu mingi paar tundi tagasi lõppes selles vana hooaeg, või see hooaeg, aga siiski mul on mingeid plaane, mida ma tahan teha uuel hooajal ja ma arvan, et see hooaeg tuleb väga äge. Aga senikaua ma võtan väikse pausi. Meil on tulemas õlle summerõpilastega, nii et ma pean selle jaoks ikkagi tegema nendega proove, sammu kaua tegema ja siis suvel ma kavatsen paar open classi teha, et ikkagi saaks suvel natukenegi tantsida, et ära ei unustaks ja siis sügisel jätkame uue hooga. Võt. Ma olen nii tänulik oma õpilastele ja kõigele sellele, ühesõnaga, ma jäin väga rahule. Ja pea küll natuke valutab nüüd kõigest sellest, aga jätkuvalt totally worth it. Et ühesõnaga, siinkohal mina tõmbangi selle vlogi kokku ja tänasest algas minu puhkus. Aga ma veel ei tea, millal ma järgmist vlogi alustan. Oleneb, mis meil siin uus nädal toob, mis plaanid tulevad, aga eks te siis näete, kui ma seda uut vlogi alustan. Nii et aitäh sulle vaatamast ja näeme järgmises videos. Bye!